Tšau! Tšau! Me pidime tegema ühe video, kus me siis vastame mõndadele küsimustele. Ja hakkame siis pihta. Kuidas tuli plaan Austraaliasse kolida? Me oleme sellest hästi pikalt rääkinud tegelikult juba eelnevalt. Me kolisime õigemini meil Kristjanil tuli mõte sellepärast, et tal oli üks sõber siin. Ja ta rääkis lihtsalt Kristjani ära ja Kristjan rääkis minu ära ja siin me siis nüüd oleme. Võt. Korterist visati ka välja. Mis mõttes? Ei visatud. Me lihtsalt plaanisimegi nii, et meil on korter täpselt selleks ajaks, kui me tulime Austraaliasse ära. Meil on väga lahe korteri omanik, kes ka muide tuli. Tema tuli Austraaliast ära ja meie läksime Austraaliasse. Siis keegi kirjutas, et tahan ka Austraaliasse tulla, aga ei oska kuskilt alustada. Äkki viitsid blogis eraldi postituse teha samm-sammult. Tegelikult ma olen selle peale mõelnud, aga ma ei tea, miks ma seda postitust ei ole ära teinud. Aga ma arvan, et meie alustasime sellest, et me uurisime päris palju infot, et kuidas ja kuhu saaksime tööle, kuigi tegelikult see oli suhteliselt mõttetu, sellepärast, et siin maal ei tea kunagi, kuhu sa saad. Aga ma lugesin hästi palju blogisid Austraalia kohta ja ma arvan, et kõik esimesena tulekski siis viisa ära teha. Ma ei mäleta, kaua meil sellega läks. Ja veitsik läks. Sellega peab arvestama raha koguda ja siis piletid ja kui te siia tulete, siis on kindlasti enne seda võimalik teha ka üks pangakonto ära. Meil on Commonwealth pank. Saime juba Eestis ära selle teha ja kui me Austraaliast tulime, siis me saime lihtsalt kaardi aktiveerida siin. Ja siis tuleks leida mingisugune peatuspaik, kuhu sa saad, ma ei tea, kuidas sisse kirjutada või kuidas õige sõna on. No, sul peab aadress olema, jah? Ja üks kindel aadress, sinna saadetakse su tax file number, ehk siis ilma selle numbrita sa ei saa kuskile tööle. Et see tuleb kindlasti ära teha. Siis ma ei tea, rohkem ma ei oskagi praegu seletada. Ma võin teha mingisuguse väikse kokkuvõtte sellest blogisse. Ma arvan, siis on lihtsam. Aga jah, te kindlasti, need, kes tahavad tulla, siis lihtsalt tulge. See on peamine. Kuidas meil keelega on? Ma ei tea, kuidas sul on keelega? Ma ei tea. Keel on suus. Ei, tegelikult on niimoodi, et vahete vahel nagu tuleb välja, vahete vahel ei tule välja. Ja. Et selles vahest jutt nagu ei jookse üldse, üritad mingit nagu lause ei tule välja kuidagi kohe, et ja ma arvan, tegelikult võrreldes algusega me kindlasti mingis mõttes oleme arenenud. Mina ei räägi siiamaani väga inglise keelt. Mul on juba see põhimõte, et ma ei tahagi rääkida, sest et ma olen Eestis ka, ma arvan, suhteliselt vaikne inimene, räägin ainult oma lähedastega ja nii on. Aga ma arvan, need väljendid, need Austraalia väljendid, need on kindlasti meil nagu käpas juba. No mis seal ei ole midagi see... No need on selgeks saanud. 2 lauset sul ikka jääb selgi meelde. Just. Nii et no, nii palju kui vaja, nii palju me saame hakkama. Siis kui kiiresti töö saite? Nädal aega. Väga kiiresti tegelikult. Vähemalt teised ütlevad nii, et mõni otsib siin mingi 6 aega ja ikka ei leia ja mõni otsib 3 kuud. Meil lihtsalt väga vedas, ma arvan. Me tegelikult ei tea ju, kuidas üldse, kui lihtne on Austraalias tööd leida. Meie lihtsalt sattusime siia. Kuidas üldse sattusite selle koha peale? Kui me tulime Perti, siis me olime ühe eestlase juures, ööbisime seal nädal aega ja seal oli üks Eesti tüdruk, hästi vahva tüdruk ja siis tema andis siis selle kontakti, ütles siis, et... Aga ta andis igasuguseid mingeid erinevaid neid tööagentuuri kontakte nagu.
ja siis ma ei mäleta, kas me kirjutasime lihtsalt sinna või? Ja me kirjutasime alguses ja siis juba kirjutati meile vastu, et tulge intervjuule või mis iganes, aga ei olnud. Aga jah, asjad läksid kiiresti igatahes. Siis keegi kirjutas, et mulle on jäänud selgusetuks, mis tööd te seal kanadega teete. Rääkige oma tööpäevast. Tegime. Jah, me ehitasime kanadele maju, kui nii saab öelda. Et põhimõtteliselt oli siuke hästi suur kompleks, mis koosnes siis metallkonstruktsioonist, me panime seda kokku. Meie ise ei pidanud seinu või põrandut otseselt valama, võib-olla käisime omepea abiks, aga põhimõtteliselt ongi kõik mootorid ja lindid ja kõik seondu sellega, hästi palju mutreid ja kruvisid ja ja nii on. Ma tean sulle midagi seal. Lebo. Jah, siuke mitte üksuine töö tegelikult, aga siuke käib ka. Sest see, kui kõik, me saime juba päris selgeks selle, kuidas teha, siis nagu oli juba päris lebo. Jah, meil lõpus oli nii, et me ei pidanudki töötööjuhataja käest midagi küsima, et me okitsesime ise seda, mida me... See oli juba päris mitu kuud oli niimoodi tegelikult, et ega me tegimegi seda, mis me ise nagu teadsime. Me teadsime ise vahest võib-olla paremini kui töötööjuhataja, et see... Jah, viimases lõpus oli ka see, et me panime nagu 2 päeva vist tegelesime sellega, et me panime igasugused materjalid, panime siis nagu gruppide viisi kokku, et me teadsime täpselt, kus mida on ja siis kogu aeg, kui keegi midagi pidi ehitama, siis ta tuli küsima, kuule, kus see materjal on või niimoodi. Ja töötööjuhataja ka kogu aeg hõikas, et kas sa tead, kus see on ja see ja see ja... Ma imestan, et keegi töötööjuhataja veel helistanud ei ole, et küsinud, et kus kohas mingid jupid on. Ja ma arvan, ta on tegelikult päris hädas. Võib-olla praegu lihtsam sellepärast, et üks maja hakkab jälle valmis saama, et seal erilist valikut enam ei ole. Aga järgmise majaga ma arvan, ta on üsna plindris. Võt. Ja siin rääkige oma tööpäevast. Ma ei tea, seal ei olegi midagi rääkida. Just tegelikult oleme ühe postituse ka teinud, ühe video kunagi, kus me näitasime seda metallkonstruktsiooni. Ma ei ole kindel, äkki see on vanas blogis. Igatahes tööpäev nägi välja selline, et kella 7 läksime tööle, siis oli mingisugune safe, mingi turvalisuse väike koosolek, kus räägiti, et mingi kandke ikka siukseid ehitusriideid ja vaadake, et tuss ei näe ja nii edasi, mingi pläma ja siis alustasime tööd, mis seal ikka ja siis esimene paus oli meil 10:30 vist. Nüüd või? Ei vahet, 10, mis ta oli? Ja kuskil niimoodi. Siis lõuna oli meil juba 1-2 olenes ja tööpäeva sai läbi mingi ka jälle olenes 4-5-6. Tulenes ja kui palju tööd on. Nii, aga praegusel hetkel tegelikult oli nii, et me läksime pimedas ja tulime ka pimedas tagasi, et meil oli 6 tööpäev, et siis nagu oli üsna nirus, et midagi jõua kodus teha sellisel pimedal ajal. Miks te töölt ära tulite? No ei tulnud töölt ära tegelikult. Me ei üldse, kes Austraaliasse tuleb working holiday viisaga, siis nendel on see kohustus, et nad saavad ainult 6 kuud töötada ühes kohas. Me olime niigi kaua seal ühes kohas. Et tegelikult ma ei ole kindel, kas üldse tohib niimoodi, et alguses sa lähed selle tööagentuuriga tööle on ju. Ja siis pärast nagu sa töötad samas kohas, aga vahetad firmat, lähed nagu tööagentuuri, siis lähed sinna nagu kohaliku firmasse üle nagu, aga tegelikult töötad sama koha peal, et ma isegi ei ole kindel, kas tegelikult niimoodi on nagu õige teha nende poolt. Aga niimoodi tehakse nagunii, et... Ja me oleme tegelikult kuulnud, et mõned on ka üle lasknud, et nad ongi töötanud mingi, ma ei tea, 8 kuud ühes kohas või midagi. Eks see on siuke, et kui keegi ikkagi hakkab uurima, et siis on jama majas, aga jah, ma ei kujuta ette,
kuidas asjalood on tegelikult. Nii, lähme edasi. Kuidas saite 1 aasta sama koha peal töötada? Juba rääkisime. Alguses me läksime agentuuri kaudu ja siis me läksime otse firma alt. Ehk siis 6 kuud ja 6 kuud. Viisa lubab ainult 6 kuud, kas pahandusi ei tulnud, sellest me ka juba rääkisime. Riiti, kuidas sa mehe tööga ehitusega hakkama saad? Ilmselt oled ainuke naine seal. Tegelikult töö ei ole üldse nii raske, kui ma räägin, et me ei pane ju seal mingisuguseid seinu püsti otseselt, et eks vahest ikka on, ma ei tea, mõni väga raske asi, aga mul on õnneks Kristjan, et tema mind ikka aitab asju vedida või kui ei aita, siis tuleb lihtsalt oma nupp peale ja nupp tööle panna, et kuidas, mis käsi saab kokku või mitte. Ja ainuke naine ei olnud kusjuures, kui me sinna tulime, läksime. Seal on kogu aeg keegi, mingi naine on peale Riti veel olnud. Vahepeal vist olin üksi, aga alguses, kui me läksime, siis seal oli 2 naist. Ja mõlemad nad lasti lahti. Hiljem. Ja siis oli mina ja siis tuli üks Eesti tüdruk. Tema pidi ka ära minema viisa pärast. Ja siis tuli veel üks tüdruk. Kaisa tuli. Nemad läksid ka ära parematele jahimaadele ja siis nüüd on üks Eesti tüdruk veel. Et põhimõtteliselt kõik on paaridena tulnud. Alguses oli need 2 tüdrukud, kes oli enne mind, nemad olid nii-öelda üksikud, et aga see on täpselt nii, et ega vahet ei ole, kas sa oled mees või naine, kui sa teed oma tööd hästi, siis nii on, sa saad sinna tööle. Eks? Just. Nii, Kristjan, kas naisega koos töötada on raske? Jah, väga raske. Eks see üsna pingeline tegelikult ole koos töötada. Tegelikult ei ole midagi hullu. Kannatab ära, aga eks tülid on nagu, kuna meie oleme nii pikalt olnud juba aastad ühes kohas, siis kui sa oledki 24/7 kogu aeg, vaatad teineteisele otsa ja siis ikka vahest midagi tekib, aga üldiselt me oleme väga hästi hakkama saanud, ma arvan. Jah. Et ma arvan, saaksime siiamaanigi, aga vähemalt nüüd me teame, mina tean näiteks, kuidas Kristjan suhtub töösse ja Kristjan teab, kuidas mina suhtun oma töösse, et ma arvan, see annab tegelikult päris palju juurde. Nii, millal Eestisse tagasi tulete? Tüüpiline küsimus. Millal me lähme siis? Me ütleme lihtsalt seda, et meie viisa saab läbi 3. juulil 2017 ehk siis järgmine aasta samal ajal me peaksime olema Eestis. Eks see oleneb vist kõik sellest ka, et kuidas me edasine nagu olema hakkab, et kui... Siin ongi küsimus, et mis edasi saab ja mis edasi saab. Meie plaan oli tegelikult, see ei ole päris plaan, aga mõte oli see, et kui me saame omale maja Eestisse, siis eks siis paistab, mis edasi saab, aga kui ei saa, siis kes teab, võib-olla me läheme veel kuskile mujale. Peame minema lihtsalt. Ja siin oli üks küsimus veel, et miks Austraaliasse elama ei jää? Mina ei taha sellepärast jääda, et minu elus on lähedased hästi tähtsal kohal. Kui mul oleks võimalus, siis ma lennutaks kõik lähedased ühe lennukiga siia ja siis ma elaksin siin elu lõpuni. Et siin on kindlasti parem elu kvaliteet. Aga miks? Kas sa jääksid Austraaliasse elama? Nojah, kui seda elu kvaliteeti arvestada, siis nagu tahaks ju küll põhimõtteliselt, aga samas kui hakkad jälle mõtlema, et nagu siin hetkel nagu ei ole nagu peale Kaisa ja Mardi ei ole üldse nagu rohkem tuttavaid või sõpru, et siis on nagu igav või jama, et selles suhtes, et jah, pappi on rohkem kui Eestis, et nagu saab asju lubada rohkem, aga jah, samas nagu sõpru või nii nagu ei ole üldse kedagi, et ainult kahekesti elu lõpuni nina koos mingis
väikses külakeses Jurien Base'i ei tahaks küll elada, et see nagu läheks natuke kammiks ära vist lõpuks siin. Ja seda ma tegelikult usun küll, et kui me kuskile, mitte nüüd siia konkreetselt, aga kuskile jääksime elama Austraaliasse, siis eks neid tuttavaid ikka tuleks, aga see ongi see, et nagu põhimõtteliselt peaaegu pool enda elust, ma ei tea, oleneb elu pikkusest, eks ole, aga oled nagu ära elanud ja sul on oma perekond ja kõik on nagu kuidagi välja kujunenud ja siis nagu ühel hetkel sa ei saagi nendega koos kunagi enam olla või midagi, et see on nii pikk vahemaa ka, et Austraalia ja Eesti, et ma ei tea, mina isiklikult ei taha. Võt. Nii, siis on küsimus, et kui hull on kuumus, kas sellega võimalik harjuda? Mul on väga külm siin. Päris jahe on, jah. Meil on hetkel talv, et tegelikult siin oli üks küsimus selle veel, et kuidas aasta ajadega vist on Austraalias või midagi. Ma võtsin selle ära ja ma mõtlesingi, et ma räägin, et siin ongi suvi ja talv. Nagu vähemalt kohalikud niimoodi ütlevad. Ja talvel on siin piirkonnas on üpris külm. Et kuskil Darwinis on küll praegu mingi 25 kraadi oli vist, ma eile vaatasin. Aga siin on öösel on vist, ma ei tea, 4 kraadi vist ainult või päris hull on tegelikult. Et minust see aasta on palju külmem kui eelmine aasta, kui me tulime. Vist tundub, jah. Päeval on ikka selles suhtes minust sama nagu eelmine aasta. Päeval on ikka mingi 18 või 20, aga jah, hommikud ja ööd ja õhtud on ikka jõhkralt jahedad. Ma ei tea, võrreldes Eesti talvega, näiteks tööl oli mul niimoodi, et ma hommikul, õigemini mõlemad läksime hommikul mingi hullud paksud, mingi talvejoped põhimõtteliselt olid seljas. Ja näiteks päeval mina kiskusin jälle enamus maha ja vahepeal olen isegi T-särgi peal, et siin on veits teistsugune, et kui on külm, siis on väga külm ja kui on soe, siis on umbes soe. Ja keegi rääkis vist, et Austraalias ei jää haigeks või midagi, igatahes mina olen korra siin haige olnud, nohus täiega, ma ei tea, kerge palavik oli ka, et on võimalik, jah. Ja, ma olen ka siin haige olnud, aga mul oli see kohatiste teema, et mul Eestis tuli mingi aastas, ma ei tea, mitu miljon korda. Aga siin on nagu vähemaks jäänud küll, et see natuke mängib rolli, aga immuunsussüsteem on ikka ju sama, et kui ta on nõrk, siis tuleb ka haigus ja kui on tugev, siis on kõik hästi. Nii, kuidas toiduga on, kas sarnaseid toiduaineid ka leidub, mis on erinev? Söönuks saab selles mõttes, nälga ei jää. Jah, eks siin päris palju erinevaid asju selles suhtes. Ja minu jaoks oli näiteks väga veider see, et siin ei ole üldse mingisuguseid häid küpsetisi. Ma kujutasin ette, et kui ma vaatasin mingisugust filme või midagi Eestis olles, vaatasin mingi uhked tordid ja kõiksugu kringlid ja kõik värgid. Siin vist te teategi tegelikult, et kringel on üldse olemas või mina pole seda küll kunagi näinud siin. Ja üldse on suhteliselt nadi, et viimasel ajal ma olen hakanud küpsetama ja ega siin ei ole väga midagi sihukest, ma ei tea, kui näiteks poest oleme kooki ostnud, siis enamus on sihukese biskviit põhjaga, et seda nad söövadki siin ainult. Ma tahaks soolakurki. Just. Isegi tegelikult kartun... Värsket soolakurki. Isegi kartun maitseb siin teistsuguselt, ta ei ole see, mis on Eestis. Ja... Hapukurk on äädikane. Ja üldse hästi palju äädikat kasutatakse. Igal pool on äädikas. Majonees on hästi äädikane, et siin ei... Eestis olles mina sõin kogu aeg majoneesi, ma ei tea miks, mulle see väga maitses viimasel ajal. Ja kui ma tulin siia, siis kõik oli väga harjumatu, sest et see majonees ei olnud see majonees. Et me oleme proovinud just väga palju majoneese ja üldse kõik on äädikased. Nagu igale poole. Nad isegi koristavad äädikaga, et ma ei tea. Ja leiba pole siin. Ja siin on üldse nagu hästi palju selliseid kiir- ja rämpstoite, et mingi nuudleid müüakse ka mingi hulludes pakkides ja
miljon erinevat nuudlivalikut. Jaa, see on päris hull. Üldse selliseid nagu pirukaid näiteks. Ma pole ühtegi sellist saanud, mida ma tahaksin süüa. Ja näiteks siin on mingisugused siuksed lihapirukad äkki. Aga see on nagu, ma ei tea, mis massist see on tehtud. Koeralihamass. Jah, vabandust, aga tundub niimoodi, et on nagu maitse on minu arust, mulle ei meeldi. Ja ta on nii täis topitud kuidagi sellest, et kui sa ühe ampsu võtad, siis rohkem ei tahagi. Et me oleme proovinud küll siin mingi erinevaid pirukaid ja värke, aga mulle pole mitte ükski meeldinud. Et ma parem teen kodus ise pirukaid ja nosin neid, kui ostan poest. Ja hästi palju nad tarbivad saiatooteid. Siin igal pool on sai, sest et leiba ei ole. Ja hästi palju siukseid gaseeritud jooke, koka, ja siin on alati mingi alla hinnatud, siis rahvas ostab seda. Ja nad lähevad suurte kastidega lähevad koju ikka. Ja nad reaalselt ostavadki ette endale, et ostukärud on põhimõtteliselt mingi, ma ei tea, näiteks kui võtta mingi koka, et siis on mingi suur plokk ostetud. Ja ma ei tea, eks teised kombed. Nii, nagu ma aru saan, on üks variant töö leidmiseks nii nimetatud working hostel. Mida see endast kujutab? Me tegelikult teeme vastuse võlgu sellepärast, et me ei ole seal ise töötanud. See on üsna populaarne ja ma olen saanud aru, et see on sellisel põhimõttel, et kui sa sinna tööle lähed, siis sa enamus osa ei saa palka. Et nad töötavadki sellest, et nad saavad seal elada ja nad saavad just seal isegi toitu. Et see on nagu hinna sees. Aga kõrvale panna nad ei saa. Et see on siuke, ma ei tea, ma arvan, alguseks on see päris hea mõte ju. Et sul on vähemalt kuskil elada ja sa saad söönuks, aga... ma arvan, et paljud on ikka siuksed ka, kus sa saad, et nemad leiavad sulle töö ja sa elad seal ja sa saad ikkagi normaalset palka ka, mitte ainult, et... oleneb, ma arvan, selles suhtes. Ma ei usu, et kõik siuksed on, et kui sa lähed lihtsalt ainult selle pärast, et sa saaks kuskil elada, et teed tööd. Eks oleneb jah hostelist, aga ma olen hästi palju kuulnud tegelikult seda, et see on niuke variant, kus sa väga koguda ei saa. Mul ühest kohast ju helistati, et pakuti nagu see, mul on Gumtree's on seal see kuulutus üleval, et otsin tööd nagu rekka peale. Ja siis ühest kohast New South Walesist helistati, et umbes neil on mulle vist töö olemas, et neil otsitakse praegu nagu rekkajuhte ja ma saingi aru, et see ongi see working hostel nagu, et see otsibki, et siis nagu seal on sul siis elukoht ja siis sa lähed, sõidad päeval, teed tööd oma rekkaga ja siis lähed koju tagasi või midagi. Aga meie plaanid ei ole sinna poole, nii et me läheme teisele poole, siis jääb ära vist. Eks paistab, kuhu me suundume. Nii, kuhu maale ma nüüd jäin? Rääkige oma palgast ja kuludest, palju kuus teenite. Ma enne sirvisin need küsimused ise üksi läbi ja ma vaatasin siis eelmise palga järgi, et siin on see, et kui Eestis saadakse palka ja makstakse makse kuu aja kaupa, siis siin on enamus on 2 nädala kaupa. On ka nädala kaupa, aga levinum vist on 2 nädalat. Ja... Ei tea, mul on just siuke tunne, et enamus on nädala kaupa ja siis meie saime 2 nädala kaupa. Nojah, võib ka nii olla. Ma tõesti ei oska öelda. Ja meie saime näiteks $2000, see on siuke ümmargune number, eks. See on siis 1377 eurot 2 nädalaga. Eks kuu aega me oleme ära, siis me saame kokku kuskil 2700 eurotsi. Ja üüri sellest peame maksma siis kuu aja peale 288 eurot. Aga kui kuludest rääkida, siis siin on esiteks söök on, ma arvan, tuleb kokkuvõttes suht sama, mis on Eestis. Et võib-olla on sutsu kallim, aga siin on ka parem palk, et siis ta ikkagi jookseb ühte Eestiga. Aga siin on internet hästi kallis, siin on mahu pealt makstakse. Et
ma ei tea, kui me läheme Eestisse tagasi, siis see on ilmselt meile väga-väga siuke erinev, et annab harjud sellega, et Eestis saad umbes ka filme tõmmata või midagi, et eks me siin ka oleme tõmmanud, aga see on üpris kulukas. Ja ma ei tea, telefoniga on, ma ei tea, telefonid on nagu meie mõistes Eestis kõnekaardi taolised, et sa laedki sinna peale. Et jah, ma ei oskagi midagi muud lisada. No mul on näiteks niimoodi, et $40 vist maksan. Mis asi? Või $30 maksan 3 gigabaidi eest. Ma ei tea, kas $30 või $40 maksan 3 gigabaidi eest ja siis saan ja selle kehtivusaeg on mingi kuu aega, et selle aja jooksul peab ära selle raiskama, onju. Mis nagu, mille sa raiskad nagu nii ära. Et varem isegi vahest on niimoodi, et nii palju netis ei käi, et siis nagu see kehtivusaeg ühe korra vist sai kehtivusaeg, tahtis enne läbi saada kui see gigabaidid ise. Aga muidu niimoodi, et 3 giga saan ja siis iga nädalavahetus on 2 gigabaiti on veel nagu lisaks, et kui reede õhtu mingi, ma ei tea, 7-st hakkab, tuleb sul nagu see 2 gigabaiti sinna peale, et siis sa saad ja või pühapäeva õhtul nagu aegub ära. Et reede õhtust pühapäeva õhtuni saad kasutada seda 2 gigabaiti, et mis iganes, siis vahest kui nii palju ei surfa midagi, et siis tõmbad lihtsalt mingi filmi, kui veel on mahtu alles, et selles suhtes on hea, et. Jah, sul on mul on Telstra, aga mingi puust vist mingi siuke nagu teine pakett mingisugune. Me oleme hästi palju katsetanud, et kui me tulime Austraaliasse, siis ma ostsin ühe siukse, see on seal, aga siukse nagu väikse seadeldise, mis on siis ka Telstra. See Telstra on väga levinud siin Austraalias. Et see on, ma arvan, et see peaks olema kõige parima levialaga siin. Ja sellel ta on üsna kiire net. Ta on ka samamoodi näiteks, et $50 on 5 giga ja 3 on 30 ja mis iganes. Ja see on nagu üsna hea, et seda mina kasutan seda sellest, et ma vaatan hästi palju igasugust, loen blogisid ja värke, et mul on vähe rohkem siin internetis teha. Ja siis ma kasutan seda ja lähen sinna peale. Ja siis meil on Kristjan kasutab ka Telstrat kõnekaarti telefonil ja minul on nüüd Kristjani vana Optus. Optus on siis, ta on odavam kui Telstra, aga ta võib vahest nagu, kui on rohkem kasutajaid, siis ta vist annab rohkem nagu tunda, et ei ole väga hea. Praegu vist peaks normaalselt töötama. Praegu on normaalne, aga kui näiteks oli suvi, siis mõni nädalavahetus sul ei olnud üldse, sul olid levigi. Siin on lihtsalt nii palju tuleb nii palju inimesi suvitama siia, et. Ja see on siuke puhkuse koht rohkem. Võt. Nii, kas seoses olukorraga majanduses on töö leidmine muutunud raskemaks? Ma ei tea, mis selle on mõeldakse seoses olukorraga majanduses. Ma ei tea, siis kui me tööd hakkame otsima, eks siin ole. Jah, me ei ole pidanud ju siin vahepeal otsima, et oligi see, mis me alguses tegime, et helistasime ja saime selle töö ja oligi kõik, et eks me siis anname teada, kuidas olukord on. Aga ma arvan, ma ei taha ära sõnuda, aga ma loodan, et meil on natuke parem selles osas nagu leidtööd, kindlasti varmitööd, ma arvan, me leiaksime koos, sellepärast, et tavaliselt on nii, et inimesed ei ole kuskil aasta otsa kuskil farmis, et ikkagi inimesed liiguvad edasi ja teevad erinevaid töid. Et ma arvan, see on meie suur pluss. Ja see ka, et meil on viisat on veel aasta otsa. Meil on lihtsalt näidata, et me oleme ühes kohas aasta, päris kaua vaata püsinud on ju, et iseasi, kas me nagu järgmises kohas tahame sama kaua veel püsida, see on teine asi, aga lihtsalt,
et nad nagu näevad, et me oleme püsinud, et järelikult on nagu vähe rohkem lootust meiega, et me võime nagu kauem olla nende juures või midagi töötada. ja muidu ma räägin selle jutu ka ära, et kui me tulime nüüd üleeile töölt ära, siis me teame, et meie tööjuhataja läheb kuskile teise kanti võib-olla, Austraalia mingi, mis ta oli? Ma ei mäletagi, kuskil teise otsa. Võib-olla kuskil sinna Melpsi või sinna kanti, ma täpselt ei tea. Aga seal on vaja ka samasuguseid juukseid. Täpselt samasuguseid majakesi siis ehitada valmis. Ja kui me oleme seal kandis, siis me nagu leppisime kokku, et me eelistame talle ja ma arvan, meil on üsna suur tõenäosus sinna saada. Ja või New Zealandile. Jah, see ka, et kui me hakkasime üleeile ära minema, siis täpselt sellel päeval tuli siis kuidas ma selgitan, et on see metallkonstruktsioon, mis me paneme kokku, see on Saksamaa toodang ja tuleb see firmast Big Dutchman ja see tööjuhataja on täpselt samamoodi meil Big Dutchmanist, kes meid siis nagu seal kamandab ja kokku panna asju. Et kui me üleeile hakkasime siis ära tulema, siis üks Big Dutchmani suurem mingi kõrgem boss, mingi järelvaataja, siis tuli asju kontrollima, et umbes, et kas siis meie tööjuhataja on teinud tööd õigesti ja kas ikka asjad on nii koos nagu peavad ja ühesõnaga jah, sihuke mees ja siis kui me siis jätsime nii-öelda hüvasti või ütlesime head aega tööjuhatajale, siis see mees oli seal kõrval, see suurem boss. Ja kuna meie tööjuhataja hakkas rääkima, et on nii kahju umbes, et nii head töölised lähevad ära ja kindlasti hoiame kontakti ja et kui midagi on, et siis kindlasti nagu ta pakub meile, et ma ei tea, jõudis siis selle aja jooksul mingi 5 korda öelda, et kui toredad ja töökad me ikkagi olema ja siis suurem boss hakkas siis rääkima seal kõrval, et aga kas me New Zealandile ei tahaks minna, Uus-Meremaale siis. Et issand, kui veidel on Uus-Meremaa öelda. Inglise keelega vist natuke ära olnud. Aga jah, et umbes, et seal tehakse ka neid maju, aga see on siis nagu veidi teistsuguse süsteemiga, et seal pidi olema issand mingi, ma ei tea, 7 korrust või okei, ma vist nüüd liialdan, aga üsna juhker maja. Et umbes, et seal on väga palju tööjõudu vaja. Et meil on ühes šeedis 35 000 kana, siis seal pidi olema mingi üle 100 000 või? Jaa, et see 120 000 kana. See ongi reaalselt mingi hästi kõrge hoone, et nagu teine kanad. Jälle kanad. Aga tegelikult see oleks väga hea võimalus. Kui taga ma kardan seda, et ma ei tea, kuidas asi on, võib-olla teist keegi teab, et me oleme kuulnud seda, et Uus-Meremaale, me peame muidugi viisa ju taotlema, eks. Ja Eestis antakse neid väga vähe välja. Nagu tõesti väga vähe. Et sinna on siuke kartus, et me ei saaks. Aga ma ei tea, kas see mõjutab seda, et kui me taotleksime Austraalias selle viisa, et kas siis on nagu lihtsam saada või... Me oleks praegu seda live chati vaja, et siis keegi vastaks kohe ära. Ei ole hullu. Aga jah, igatahes ma arvan, et võib-olla mingi tõenäosus on, et me saaksime samale kohale tööle. Mul isiklikult on suht kahju sellest, et tegelikult saime selle süsteemi ju väga selgeks, et ma ei tea, võime vist une pealt ka seda panna, et põhimõtteliselt nüüd ta läheb lihtsalt nagu raisku, et oleks ei, aga nii kui me kuskil peakski minema uuesti jälle sinna seda mingit kanaseedi kokku panema, et siis arvatavasti me seda sama süsteemi täpselt enam ikka ei paneks, et siis sest et neid on ju mingi 900 või ma ei mäleta mitu erinevat versiooni hästi üldse. Palju. Aga samas see tööjuhataja, kes läheb sinna kuskile sinna teise Austraalia kanti, et seal pidi täpselt samasugused tulema ja mis ta ütles mingi 30 maja või? Et mingi jõhkralt. Aga eks see paistab, et me selle peale nüüd päris ei looda, et me kuskile saame, et eks me vaatame ringi ja paistab siis.